Tere tulemast kuulama Palusalu aia podcasti. Minu nimi on Maria Palusalu ja selles podcastis avame uksed aedade võlumaailma, alustades planeerimisest ja inspiratsioonist ning jõudes välja rajamise ja hoolduseni. Palusalu aia podcast aitab sul muuta oma aeda ilusamaks ja samas vähem hoolt vajavaks ning iga episoodiga sukeldume sügavamale aiatööde ja taimemaailma saladustesse, tuues sulle põnevaid külalisi ja praktilisi nõuandeid. Head kuulamist! Ja tere tulemast kuulama uut episoodi. Täna ma viin teid rännakule ühte väga erilisse aeda, Kersti Vaga ja Andi Vaga aeda siin Saaremaal Pidulas, mis pälvis siis 2023. aastal presidendi aia auhinna ka. Ja see aed pole siis mitte nii lihtsalt kaunis ja auhinnatud paik, vaid see on ka väga inspireeriv lugu julgusest, unistuste järgimisest ja ka pidevast nii-öelda enesearengust. Ja minu tänane külaline ongi siin Kersti, kes ei piirdu ainult siis oma aia nautimisega, vaid ta õpib ja areneb ka pidevalt, käib koolitustel ja on ka aktiivne unistuste aiaklubi liige. Kersti, tere tulemast kõigepealt. Tere tulemast, Maria. Suur tänu kutse eest. Ja väga tore on jälle sinu aias olla, et sinu teekond näitab väga hästi seda, et iga aednik liigubki või võibki liikuda samm-sammult edasi oma unistuste aia poole, kui on siis valmis õppima ja valmis katsetama. Ja tänane vestlus on siis tegelikult mõeldud kõigile, kes tahavad rohkem ilu oma aeda saada, kes tahavad rohkem harmooniat ja sellist enesekindlust luua. Ja ma loodan ka kõigile kuulajatele, et Kersti lugu innustab sindki siis astuma järgmise sammu oma aia unistuste suunas, nii et head kuulamist. Ja Kersti, ütle võib-olla alustuseks sellest, et kuidas see aed on sul tekkinud ja kes sa ise nagu erialaliselt oled, et kuidas sa selle aia teemaga üldse kokku oled puutunud? Mina olen aiaga kokku puutunud, kuna mu emale meeldis väga lilled ja minule endale meeldib ka, et ma alati ostan poest palju lilli, kingin oma sõpradele lilli ja see ongi minu soov olnud, et mul oleks ka aed. Aga tänu sellele, et Maria ja Valk tulid Saaremaale ja sai see unistus täide, et tegime sellise toreda plaani sellest aiast ja nii see tuli see lugu. Jah, aga tegelikult sa oled siin selles Pidula, Pidumäe talus väga pikalt juba tegutsenud. Kui kaua sa oled siin üldse toimetanud? No aeda olen ma pidanud 5 aastat. 2020 oli see esimene lilleväli, mis meil valmis sai ja nüüd on juba 5. aasta, jah. Ja kuidas see lilleväli või kuidas see mõte üldse sul alguse sai, et nii, nüüd võtame kartulid üles ja paneme hoopis lilled maha? See tuli nii juhuslikult, et mulle meeldis ka Piet Odolfi see uhke kõrreliste. Mulle meeldivad kõrrelised ja muidugi kõrrelised ja püsikud, et sealt need tulidki need head mõtted, et teha see aed nagu selliseks ja kuna on siin hästi kuiv, tuuline ja kivine maapind, et seda enam nagu pidid mõtlema ja muidugi tänu Mariale, kes mõtles välja lilled, mida siia peenrasse panna. Mis on sul võib-olla see esimene istutusala oli sul siin kartuli maa peal, see, mis on tee äärest hästi nagu vaadeldatav ka. Mis oli siin võib-olla kõige suurem väljakutse või katsumus, mida sa siin pidid siis nii-öelda läbi tegema? No muidugi esiteks ta on kivine paene ja muidugi ka umbrohi, mis siin kartulipõllus oli, et see mitu korda läbi kaevatud lille peenra lugu, et noh, nii on, jah. Mis su lemmikumbrohi siin oli siis? No mu lemmikumbrohi. No ikka need, mis ta nimi on see? Lipuvardad ei ole? Just. Lipuvars, jah, mis see on siis? Kassitapp. Kassitapp, just. Maakeeli, jah. Ja kuidas sulle praegu tundub, kas sa oled selle kassitapuga nüüd kuidagi sõbraks saanud või kuidas ta sinu peenrast nüüd on
käitunud? Ega ma niiviisi esimene aasta oli küll nii, et kõik kassitapud olid kadunud, aga eks ta aeg-ajalt ikka ajab ennast välja jälle, et pead kogu aeg tegelema temaga. Eks see ongi see, et järelhooldus on ülioluline ja kui ta jääb kahe silma vahele, siis ta saab jälle areneda suuremaks ja tugevamaks. Et ilmselt, kui sa ei oleks seda kaevamist üldse teinud, siis sul oleks palju keerulisem olnud selle kassitapuga siin sõbrustamine on ju. Kas sa oskadki öelda seda, et millised sellised unistused aitasid sul luua seda istutusala, et võib-olla sa ütlesid, et Piet Oodolf oli sulle eeskujuks, aga mis nagu ajendas üldse sellist suurt asja ette võtma? No mõte oli sellised, kus ma hakkama sellega saan. Järelikult saan. Jah, näed, saad. Nüüd on sul juba 5 aastat ja Peenaru seisab siin ja kõik tulevad ja vaatavad, imetlevad, on ju. Ja ma ise käin ka sul päris tihti oleme nüüd viimased 2 nädalat järjest koolitusi sinu juures teinud, et iga kord on ikkagi eri ilme ja see struktuuride erinevus ja kõik see on tegelikult väga-väga huvitav, mis erinevatel aastaaegadel just on, et see on tõesti huvitav. No muidugi on need Hiina siitpöörised praegu kohe ilusasti õitsevad ja on sellised lummavad, mis ka paneb seda silmailu vaatama, et sa lihtsalt tahad kohe siia aeda tulla. Ja sügisel ju see kõrreliste pool ongi hästi huvitav, et need kõrrelised tuules liiguvad, siis need värvid kõik muutuvad. Et see on paratamatult väga lummav ja kõrrelised, ta on sellised voolujoonelised, käivad tuulega kaasas, et öeldakse, et kõrrelised sümboliseerivad ka sellist ajaga kaasas käimist või allumist mingitele või kaasa minemist on ju. Kui sa said selle presidendi auhinna või kui te saite presidendi auhinna siin, et kuidas see tundus sulle, et mis tunded sul see tekitas, see presidendi auhinna saamine? No see tekitas sellise tunde, et sinu tööd austatakse, nähakse sind kogu aeg, et sa oled väga toimekas ja kiitus nendele inimestele, kes mind pidevalt jälgisid, et suur tänu neile, kes mõtlevad, et see töö on seda väärt. Ja mis sa arvad, mis võiks selline tunnustus anda ka teistele aiapidajatele, et kui keegi teine mõtleb, et et võiks ka enda aiaga midagi ette võtta, et ühel hetkel see presidendi auhind ära nii-öelda tuua, siis mis innustust võiks see anda? Kas see innustaks edasi toimetama või kas see innustaks edasi tegema? No ma arvan ikka, et ikka igal aastal midagi uut oleks, põnevat oleks ja innustab samamoodi ka, et inimesed nagu hoolitseksid oma aia eest ja oma kodu eest. Jah. Sest et kui on kodu on nagu hea koht, kus ennast laadida, siis... Ja aed eriti veel lilled, mis nii sügisel, kevadel kui suvel annavad sul nagu sellist meeleolu ja muidugi ka talvel, et talvel vaatad aknast välja, kui ilus vaadata on, need kõrrelised liiguvad siin igas suunas ja see talv oleneb muidugi talvest ka. Kui tavaliselt on oktoober, november, ütleme eriti just november, siuke porine ja tume kuu, kuidas sinul siin see lillede vahel ja kuidas siin selle nii-öelda Piet Oodolfi peenra vahel on? No ma arvan, et on hästi, kui on vastav tööriie seljas, siis on alati tore ju olla nende lillede keskel ja päev ja nädal läheb kiiresti, ega see igapäevane töö on ka, et ma iga päev ju töötan veel jätkuvalt, et siis on see tore. Sa ju oled selle aiaga nüüd 5 aastat tegelenud, aga ütleme nii, et sa ei teinud ju seda aeda ja siis ei öelnud, et nüüd on see aed siin ja nüüd ongi kõik valmis, et rohkem midagi tegema ei pea. Sa oled ennast järjepidevalt ka edasi arendanud, edasi õppinud, sa oled ka aktiivne Unistuste aiaklubi liige. Kui oluliseks sa pead üldse seda aiaga koos kasvamist või mis on nagu seal hästi oluline mõte? No minu jaoks on ta väga oluline ja et ta oleks alati sulle muidugi enam-vähem korras ja need lilled õitseksid ja sa naudiksid seda, mida sa teinud oled.
ja muidugi teistelegi vaatamiseks, et me elame niisuguse koha peal, kus on selline kolmnurk, kus inimesed liiguvad suvel eriti palju. Et sa teed seda enda jaoks ja ka muidugi teistele vaatamiseks. Et su aed on ju tegelikult saanud selle presidendi auhinna kätte, aga sa ikkagi käid veel koolitustel, et kas on siis mõtet? No alati inimene õpib kogu elu ja alati saab targemaks, ükskõik mis eriala seal kohe. Jah, et tegelikult mida mina märkan ka, et kui keegi laseb näiteks oma aia meil planeerida ja ütleb, et näed, mul on nüüd see rajatud ja siis hakkavad tulema need küsimused, kuidas ma seda teist või kolmandat nagu täpselt hooldan, sest et igal liigil, igal kultuuril on ju oma nii-öelda nüansid, mida tähele panna. Nüüd sa siin nuusutad seda ühte kõrrelist. Preeria pillehein on ju väga huvitava lõhnaga. Hästi selline hea. See on tõesti hästi põnev ja õhuline kõrreline, mida struktuuri andmiseks ja just selle läbipaistvuse ja õhulisuse andmiseks aias kasutada. See Preeria pillehein on tõesti äge. Mis sa ütleksid nüüd nendele aiapidajatele, kes alles võib-olla alustavad, kust nad saaksid seda enesekindlust enda aia võib-olla alustamise loomiseks, et kust seda nüüd kindlust saada, kui keegi on näiteks täitsa alustamas ja pole üldse selle eriala inimenegi? No eks tuleb otsida inimene, kes sind nagu aitab järje peale, et näiteks unistuste aia klubisse minna ja siis kuulata ja võib-olla ka lugeda, et hästi palju kirjutatakse maakodus näiteks. On sinu mitu artiklit olemas ja oleneb, mida sa soovid, eks ole. See oleneb ka sellest, kas sa oled rohkem suvelille inimene või oled sa, meeldivad sul kõrrelised, meeldivad sul püsikud, et see oleneb kõik, mida sa soovid täpselt ja alati on ju tore, kui inimene õpib juurde ja saab targemaks. Et kuskilt see siht paika panna ja siis sinna suunda hakata liikuma. Eks see ongi nii nagu teistel aladel ka, et kui ma tahan midagi nii-öelda saavutada, siis ma peangi selle sihi endale panema ja hakkama vaikselt sinna poole liikuma. Järjepidevus, mis tähendab järjepidevus pidevalt, et sa kogu aeg tegutsed ja muidugi selleks on aega vaja ja kindlasti jah. Ja. Mis on võib-olla sinu üks suurimaid õppetunde nüüd selle aiaga seoses, et mida sa soovitad teistele või millest sa soovitad võib-olla loobuda või milleks teised saaksid õppida võib-olla sinu käest? Minu käest õppida, kindlasti seda järjepidevust ja olla hoolas. Et mina selline, tahaksin veel hoolsam olla, aga pigem ka mingi aeg, kui oleneb ju tööst, mida tööd sa teed ja muud asjad on ka veel siin päevakorral, et siis võib-olla aia jaoks jääb natuke vähe aega, aga seda püüame parandada. Eks samm-sammult jah, et need taimed ka muutuvad, kasvavad suuremaks ja osad lähevad välja, osad paljunevad edasi. Mis on sinu nii-öelda nendest taimedest, mis sul siin aias kasvavad, nii-öelda sõbrad, ehk siis mida sa pead eriti sõbraks ja mida sa pead võib-olla selliseks nuhtluseks, et keda sa oma aeda võib-olla ei tahaks nii väga? Nad on kõik toredad, kui sa nende eest hoolitsed ja teevad ise külvi, siis kevadel tuleb selle peal mõelda, et nad liiga palju neid ei oleks, et sa nagu oleks ta niiviisi ilusad. Eks järjepidevus on see väga tähtis. Aga ütle nüüd üks taim, kes on sinu aias nii-öelda täiesti lollikindel ja sellega ei ole mitte mingisugust suurt vaeva ja isegi kui sa teda terve aasta ei teeks temaga midagi, siis ta jääb sul alles ja ei juhtu mitte midagi. No ma arvan, pigem on need kõrrelised. Pigem on kõrrelised, mis on niisugused järjepidevad. Aga täna oli siin meil koolitus ka taimede tundmine, et kõrrelistel on väga suur vahe ka, et kui sa oled kuulajana algaja aednik või aiapidaja, siis osad kõrrelised külvavad ennast väga hullusti edasi, osad lähevad risoomidega edasi, et siin Kersti aias on päris palju kõrrelisi kasutatud, mis püsivad oma koha peal, kes ei lähe risoomidega edasi, kes ei külva hullusti edasi. Et mõned üksikud siin külvavad, aga mitte massiliselt.
Kersti, räägi ka, mis sul selle aiaga nii-öelda edaspidi plaanis on, ehk siis tuleviku unistused, mida sa võib-olla siin veel näed enda aias? No eks tuleks üks tore kolmas võib-olla niisugune tilgakujuline veel paika panna, et see on, kus on mustasõstra põõsad. Võib-olla mõtleks selle peale, et teeks veel ühe ilusa sellise tilga siia aeda. Väga põnev. Ehk siis siuke 5 aastaku plaan võiks täitsa olla siuke. No ikka jah, eks kui tervist on ja soov seda teha on, siis tuleb ikka mõelda selle peale. Ja muidugi see maja esine ka mind, see tagumine külg nagu huvitaks, et sinna saaks nagu midagi, et püvilill praegu kangesti moes, et võib-olla seda püvilille natuke torgutada. See on sibulill, et seda sibulille mahub alati igale poole. No suurepärane. Igal juhul, mis on võib-olla sinu suurim sõnum nüüd, kui me sinu aia peale mõtleme, mis sinu aia sõnum võiks olla tavaaiapidajale või alustavale aiapidajale just? Et alati tere tulemast, kui on soov tulla aeda, võib alati tulla ja ennast tutvustada, et ma sooviks aeda näha, et see oleks minu sõnum, et tere tulemast pidulasse. Ja mis mina selle episoodi kokkuvõtteks ütleks, et tegelikult ilu sünnib julgusest ka, et näha või võtta asju ka suuremalt ette, kui oleme harjunud, et kui meil on 10 ruutmeetrit peinar, siis Kersti, me ei rääkinud üldse sinu aia suurusest tegelikult, et sul on siin ikka mitusada ruutu seda istutusala pinda, et väga julge oled ja julgusest iluni on nii-öelda, et need on omavahel väga seotud. Ja no alati peab julge olema, et eks ma selle julguse olen endale harjutanud, sest olen meditsiinitöötaja, siis samamoodi ka, kui saad oma patsiendiga kokku või sa pead täpselt teadma, mida sa soovid ja mida sa inimesele räägid, et ta sind usaldaks. Just, et julgus, õppimine on poolvõitu. Ja see on poolvõitu ja unistuste järgimine ka tegelikult, et kui on unistus, siis ei tasu seda kohe nii kergelt maha matta, et sellel on ka teoks teha. Just, suurepärane. See on minu soov. Ühesõnaga, armas kuulaja, kui sa oled Saaremaal liikumas ja lepid enne Kerstiga kokku, siis kohtumise tema aias, siis on sul kindlasti võimalik seda aeda ka külastama tulla. Ja mina omalt poolt soovitan väga seda aeda külastada, sest et siin on erinevate kasvukohtade istutusalad, siin on kuivema kasvukoha, päikeselise kasvukoha kui ka märjema, niiskema kasvukoha istutusalad olemas. Ja natuke, iga istutusala on natuke eri stiili, nii et inspiratsiooni jagub siin kõvasti, siin on palju struktuure. Aitäh sulle, Kersti, tänase põneva vestluse eest ja ma loodan, et see inspireeris nii mõndagi, nii üht kui teist aiapidajat enda aias midagi imelist looma, sest et julgust on vaja, edasiõppimist on vaja ja tegutsemist on vaja ja järjepidevust, nagu Kersti ütles. Aitäh sulle! Suur tänu, Maria!